Esimesed pool aastat piisab beebile täielikult rinnapiimast, kuid peagi vajab laps kasvamiseks rohkemat. Tarvis on täiendavat energiat, vitamiine ning mineraalaineid. Tänases beebipäevikus on Stiina võtnud kampa 10-kuuse poisipõnni ema Liisi, et rääkida lisatoidust ja et ka ise beebidele kokata. Samuti selgitab imetamis- ja toitumisnõustaja Ülle Lember, millised põhimõtteid on hea lisatoiduga alustades meeles pidada. Mina olen oma Annele püree kujul natuke lisatoitu andnud juba, erinevad maitseid proovida. Kuidas sina alustasid oma lapsega? Sinul on Andres natukene vanem, 10-kuuseks varsti. Ma alustasin ka tegelikult püreega ja kuskil võib-olla nädal aega ta sai püreesid, aga siis ma ostsin näputoidu ja läksin kohe kiirelt näputoidu peale, nii et ta tegelikult nüüd mitu kuud ongi ise söönud. Joo. Lisatoiduga alustatakse siis kindlasti, kui laps on 6 kuud vana ja mõnedel juhtudel ka natukene varem. Natukene varem võib alustada siis, kui selleks on kindel põhjus. Kui rinnalaps näiteks hoolimata ema püüdlustest ei võta kaalus enam ootuspäraselt juurde, siis võib kaaluda lisatoiduga alustamist ka 5-kuuselt. Alla 4 täiskuu vanust küll ei tohiks mingil juhul lapsele midagi muud peale piima anda. Alla 6 kuu vanustele lastele antakse ainult korralikult püreestatud toitu. Pärast 6. elukuud võib samu toiduaineid järk-järgult pisut tükilisemana pakkuda. Et siis paneme kana keema näiteks. Paneme kana ja juurikat keema siis. Selleks hakime kana väikesteks tükkideks. Ma ei tea, kui väiksed ma teen, et mida väiksemad seda kiiremini keeb ju, et siis... Kana üldiselt ta keeb jumala kiiresti ikkagi ära. Et mina olen eelmine kord keetsin siuksed tükid ikka, ta keeb hästi kähku paar minutit ainult, ta on keend. Kui laps on kaalus kenasti juurde võtnud ja pisut pontsakam, on hea mõte alustada köögiviljadest. Aga kui laps on kõhnem, võib lisaenergia pakkumiseks alustada teraviljadest. Mina panen juurikat tavaliselt hästi väikese veega. Et ma lasen nii, et nad on enam-vähem kaetud, isegi natuke vähem võib panna ja siis, kui vesi on enam-vähem ära keenud, siis püreestan kahvliga ära ja alguses ma tegelikult ma isegi pressisin läbi sõelapüreed, aga näiteks näputoidu laste puhul ongi see, et ei pea nagu seda püreed nii püreeks tegema. Et isegi kui tal alguses hambad ei olnud, siis ta sai väga hästi hakkama, et mingid suuremad tükid sülitab kõik välja ja tegelikult meil on kanapüreega samamoodi, et teinekord ei tule nii vedel, kui ma tahaks ja siis ta sülitab ka suuremad tükid välja lihtsalt. Alustamiseks sobivad suurem osa meil levinud köögiviljad. Näiteks kartul, suvikõrvits, kõrvits, porgand, kapsas, pastinaak, seller ning toidu maitsestamiseks sibul ja küüslauk. Mõned kuud hiljem võib pakkuda ka juba kaalikat peeti ja kaunvilju. Teraviljadest tasuks esimesed paar kuud eelistada neid, mis ei sisalda gluteeni. Näiteks sobivad tatar, hirs ja riis. Lisatoiduga koos paku lapsele ka janu kustutamiseks vett. Lapse arengut silmas pidades sobivad alustamiseks 3 toidurühma: köögiviljad, teraviljad ja puuviljad, marjad. Praktilistest kaalutlustest lähtuvalt alustame alati kas köögiviljadega või teraviljadega. Kui me alustame lapsele puuviljade pakkumisega, siis toon näite, väga raske on anda lapsele hiljem brokkolit, kui tema jaoks tahketoit tähendab aprikoose. Ehk siis puuviljad on magusad ja maitsvad ja need lapsed ei söö pärast hea meelega midagi muud. Umbes 7 kuu vanusele lapsele võiks hakata pakkuma väikestes kogustes liha. Esialgu võib püreele lisada umbes 1 teelusikatäie lihamassi. Edaspidi võib kogus suurendada 1 supilusikatäieni. Hapendatud piimatooteid võib lapsele pakkuda umbes 9. elukuu paiku, kuid tavalist lehmapiima kindlasti enne esimest sünnipäeva anda ei tohiks. Ma panin tegelikult sinna juurikate juurde mõned pirnitükid ka. Et mulle meeldib tavaliselt lõuna ja siis, kui ma teen talle mingit soolastampsu, siis ka tegelikult magusad pärast anda. Või siis mõnikord õhtul näiteks ainult magusad. Et hästi lihtsad on loomulikult sellised mingid pehmemad juurviljad näiteks või puuviljad. Et näiteks banaani püreestada ja mingisuguseid külmutatud marju juurde.
Esialgu on kogused väikesed ja pakutakse vaid ühte uut toiduainet korraga. Näiteks esimesel päeval 1 lusikatäis, teisel 2 lusikatäit ning kolmandal 3. Kui uus toiduaine lapsele mingeid vaevuseid ei põhjusta, võid nädala jooksul proovida, kui palju tema esialgu valmis sööma on. Igal nädalal lisatakse beebi menüüsse midagi uut. Aeg-ajalt juhtub, et mõnele toiduainele laps reageerib talumatusega või allergiaga. See võib väljendada mitmel viisil. Kõige esimene reaktsioon võib olla rahutu ja nutune laps umbes 8-10 tundi pärast selle toidu söömist. Tavaliselt siis öösiti. Nii et kui uuele toiduainele järgneb magamata öö, siis ema võiks proovida seda toiduainet nüüd järgmised nädala aega mitte anda ja jälgida, kas laps rahuneb maha. Alati võib see tegemist olla ka juhusliku kokkusattumusega. Kui laps rahuneb ja enam ei nuta, siis võiks proovida seda kahtlast toiduainet nädala möödudes uuesti. Sest mine tea, äkki oli põhjus hoopis millestki muus. Aga siin ma juurikatele panin juba natuke palju vett, sest siin on midagi, et ma valan natuke ära. Ja siis tegelikult lastel soovitatakse ka alguses, et kui sa seda püreed teed, mõtlen natuke eemale, et kui sa alguses püreed teed, et siis soovitatakse ka rinnapiima ja siis tilgakese õli panna sisse. Jällegi, et lapsel oleks kergem seedida. Aga ma arvan, et kana on ka pehme ja ma panen siia väiksele Andresele panen väiksed tükid juurde. Et vabalt ma tegelikult võiks talle panna ka lihtsalt laua peale siuksed tükid, et saab ise jagu nendest. Kuigi võib tunduda, et lapsele lisatoidu pakkumine on keeruline, on tänased valikud aluseks sinu lapse heale tervisele. Järgmises beebipäeviku osas räägime, millega talvel lapsega õue minnes arvestada võiks. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.